Mait Vestel, sinu esimene kord Superstock 600 klassis, kuidas sa rahule jäid? Jäin väga rahule, et olin natuke üllatunud isegi enda üle, et arvasin, et see 600-ste konkurents on tavaliselt hästi niisugune tihe ja hirmus pusimine käib, vähemalt kõrvalt vaadates, aga endale oli see suhteliselt niisugune nauditav sõit, võib öelda. Kuidas sa enda sõidu stardist finiši lipuni kokku võtaksid? Eesmärk oli tegelikult see, et ma arvasin, et alguses minnakse must mööda isegi, sest ma arvasin, mul on kauem aega rattaga harjumiseks vaja, aga kuna ma nägin juba esimestes kurvides, et tempo on minaks veits aeglane, siis ma otsustasin kohe rünnata ja minna nii-öelda riski peale välja, teha väike vahe sisse ja lootes, et konkurendid hakkavad ära väsima. Ja risk tasus ära? Kindlasti, jah, et see lõpp läks natuke selliseks nipa-napaks, aga üldiselt ma olen väga rahul oma sõiduga, jah. Sõidu alguses Tancunas pakkus sulle kõva konkurentsi, et kes eestlastest sinu kõige kõvem konkurent võiks olla? Tegelikult kõige kõvem konkurent, ma arvan, et on Jaanus Saarma, kes on praegu haiglas kahjuks. Et teised eestlased lähimad võib-olla on siis Alal Raidoner ja võib-olla et ka ühel hetkel Andre Vähesoo, kui ta natuke rohkem trenni teeks ja võib-olla riskiks natuke rohkem. Et julgust on ka vaja siin alas päris palju. Aga kas sina treenid ka kuidagi teadlikult, et võistlusteks valmistuda? Ikka jah, ma tegelikult sõidan põhiklass, on mul üldse superbike ja üldiselt ma teen päris tugevat sellist füüsilist trenni ja võib-olla see oligi nagu suureks eeliseks, et 600 käsitlemine oli minu jaoks nagu suhteliselt lihtne, et see jõuvahe on nii suur lihtsalt ja see ongi põhjus, miks ma sain seda sõita nautida, sest sisuliselt sirgete peal on vahepeal aega nagu loodust vaadata. Aga millised plaanid sul selleks hooajaks on? Ütleme niimoodi, et sõita ikkagi nagu terve hooaeg kaasa, aga täna tegelikult enda põhisiklil tekkisid väiksed tehnilised viperused, hetkel on natuke isegi veel lahtine, aga kuna järgmise Läti etapi vahel on sisust 1,5 kuud, siis katsume selle probleemi ära lahendada ja ikkagi terve hooaeg kaasa teha. Aitäh, edu sulle! Aitäh, jah!